Praegu käib siis Maalehe ja Veinivilla koduveini konkursi eelvoor. Kokku tuli meil töid 73. Aga kui paljudelt autoritelt, ütleme, autorid on umbes 50, sest et paljudel veinidel oli 2 autorit, vahel isegi 3 autorit, et mine sa siis nüüd võtta kinni, kui palju need seal täpselt on. Veine tuli väga igasuguseid, Eestimaal kasvatatud viinamarjadest tuli 9 erinevat veini, siis tuli mitmesuguseid valgeid, kuivi ja punaseid ja traditsiooniliselt siis kõige rohkem tuli dessertveine õuntest ning mustadest ja punastest sõstardest, mis on väga loogiline, sest et neid kasvatatakse Eestis kõige rohkem ja neist ka tehakse veini, traditsiooniliselt juba kõige rohkem. Ja hindamine käib meil siis praegu niimoodi, et siin on žüriis on katsunud nagu pooleks võtta veinispetsialistid ja mittespetsialistid. Mittespetsialistid on siis sponsorid ja sellised muidu veinihuvilised, aga spetsialistid on siis Eesti Sommeliede Assotsiatsioonist või Sommeliede erakooli õppejõud. Ja nii palju kui võimalik me katsume nende hinnangutest välja koorunud nõuanded kõikidele veinimeistritele ka edastada, et nad oskaksid järgmistel aastatel oma veine paremini teha, sest meie kõigi eesmärk on ju see, et me teeksime üha paremaid ja paremaid veine. Iga veini puhul hinnatakse veini välimust, see tähendab tema läbipaistvust, värvi, sära, hinnatakse lõhna ja hinnatakse maitset. Need kõik kokku annavad siis kuni 5 punkti ja anda saab ka poolikuid punkte. See on üks Prantsusmaal levinud veinide hindamise süsteem, sest süsteeme on nimelt väga ja väga mitmesuguseid, aga meie siin praegu kasutame Prantsuse oma ja siin on siis valikud erakordne, suurepärane, väljapaistev, väga hea, keskmine, alla keskmise, nõrk, midagi teha ei ole, vahel tõesti tuleb panna ka ühtesid. Eile oli tase väga üllatav, eile me võtsime kuivad veinid ja valged poolkuivad ja just nimelt spetsialistide žürii, veinispetsialistide žürii osa oli väga meeldivalt üllatunud, sest midagi niivõrd head, kuiva tasakaalus nad ei osanud Eesti kodutegijatelt lihtsalt oodatagi. Loomulikult juhtus sisse ka apsakaid, natukene riknenud veine, aga see on nende konkursside puhul tavaline. Ja nüüd, kui me oleme täna kõik need veinid ära maitsnud, siis me valime välja umbes 15-16 veini finaali ja finaal toimub 20.–22. maini Türi lillelaadal. Mis päeval täpselt programmis on see veinide maitsmine, seda me peame veel Türi lillelaadaga kooskõlastama, aga nende päevade sees ta kindlasti on.